hommikust, armsad sõbrad. Püüdke endale ette kujutada ühte külma ja lumetormidest talveõhtut, kui teie istute sooja kaminatule paistel ja joote kuuma teed. Kas see pole mõnus? Inimesed on tuld juba iidsetest aegadest kasutanud nii selleks, et ennast soojendada, kui selleks, et toitu valmistada. Kuigi tänapäeval on meil olemas soojapuhurid ja elektriradiaatorid, ei ole need sugugi mitte välja tõrjunud kaminaid ja lõkkeid, sest need on ju lihtsalt väga mõnusad. Aga sellest elava tule juurest hüppaks nüüd korra hoopis teisse valdkonda, valgusmuusika juurde. Teate neid tulesid, mis vilguvad muusikarütmis? Ja mis oleks, kui paneks elava tule ja valgusmuusika kuidagi kokku? Tundub küll päris kummaline, aga meie seda siin täna just teha üritamegi. Enne kui ma veel midagi tegema hakkan, tahan ma kindlasti rõhutada, et selliseid katseid ei tohi kodus järgi teha. Sest kui te midagi valesti teete, siis võite kõige täiega õhku lennata. Meie aga püüame seda kõike võimalikult ohutult teha. Seega ohutus enne kõike. Siin on üks toru ja sees on väikesed augud ja meie laseme siit välja gaasi. Ma panen selle gaasi põlema, umbes nagu pannakse gaasipliiti. Niimoodi. Toi ühte kauka vahele jätta. Mis selle toru pisut eriliseks teeb, on see, et tema otsas on spetsiaalne membraan, mille kaudu me laseme kõlarist siia sisse heli. Aga vaatame, mis juhtub, kui me seda teeme. Kui ma heli tooni muudan, siis te võite näha, et mõnes kohas muutuvad leegid pikemaks, teises kohas lühemaks. Tooni veel muutes läheb ka koht teiseks. Tegelikult on see nii sellepärast, et kui siit otsast sisse lasta helilaine, see lendab sinna taha otsa, põrkab vastu tagumist seina ja tuleb tagasi. Nende kahe laine liitudes aga tekib siuke nõutu olukord. Heli ei liigu enam kummagis suunas, vaid jääb paigale seisma. See ongi hea võimalus tutvuda helilainetega. Me oleme harjunud lainete all mõtlema tihti neid, mida me näeme järve või mere ääres. Sellised üles-alla võnkavad. Helilaine aga tähendab seda, et vahelduvad kõrgema ja madalama rõhuga piirkonnad, nagu me siin näeme. Mõnes kohas, kus on rõhk kõrgem, seal on ka leek pikem, sest suurema rõhuga tuleb gaasi suurema vurtsuga. Aga kaua me seda jauramist ikka kuulame. Paneme parem muusikat. Selleks on meil siin kasutada arvuti. Nii. Kui enne oli näha selliseid laineid, siis trummimuusika sisaldab nii palju erinevaid toone, et laineid me enam ei näe. Ainult sellist hüppamist ja kargamist.
sellega aga meie tänaseks korraks lõpetaksimegi. Teiega armsad televaatajad, kohtumiseni, aga juba järgmistel kordadel.